ilusat kolmapäeva kõikidele. Me tulime Naalaga oma lõunasel jalutuskäigule. Tänane vlog pidi tegelikult olema pühendatud sellele, et lähme seiklema, teeme midagi toredat ja võtame selle pilti, noodime suve. Aga ei läinud seiklema. Mul oli päriselt tegelikult plaan, et ma leian kellegi, kes viitsib muka täna tulla Otepää seiklusparki, sest Erki on ilmselgelt tööl ja tahaks seda suve veel nautida, aga tegelikkus on selline, et nagu te näete, siis me ei ole kuskile läinud. Põhjus on nimelt selles, et hommikutsa oli nii halb siuke vihmane ilm, siis ma hakkasin pesema pesu ja kuidagi kodus toimetama ja siis otseselt ei olnud inimest ka väga kellega minna ja kuidagi jäi täiega sinna soikuse plaani, et nüüd nagu ongi siuke tunne, et täna jääb vist ära täitsa. Mõtlesin tegelikult üsna kaua hommikul, et kas ma hakkan täna vlogima või ma ei hakka, sest et mul on nagu tunne, et mu puhkepäevad praegu ongi nagu sellised, et ma olen Naalaga, käime jalutamas, teeme koduseid toimetusi ja nagu see on ka kõik ja siin ei ole mitte midagi põnevat näha, aga siis teisest küljest ma mõtlesin, et aga nagu see YouTube ongi see kanal, kus ma näitan oma elu ja see ei peagi olema täis meeletult lahedaid tegevusi ja see sisu ei pea olema selline, et kogu aeg me kuskil oleme ja midagi teeme, vaid lihtsalt elame elu, jagame mõtteid ja räägime argipäevastest tegevustest ka, sest et elu ju ei olegi tegelikult kogu aeg mingi lust ja lillepidu, vaid me elamegi selle argipäeva sees. Ma ilmselgelt alahindasin seda ilma täielikult, sest et nagu vaatasin küll äpist, et on 20 kraadi, aga samas nagu pilvine ja just nagu vihma sadas, ma eeldasin, et on jahe. Nii et siin ma olen oma pusas ja juba veits kahetsen, sest ma arvan, et me oleme mingi 500 meetrit ära kõndinud. Ja mul on juba polav. Aga ma ei tea, palju me kõnnime, sest et ma panin mäpi tööle ja vaatame, mis see ring tuleb, palju me jaksame. Ma üldjuhul vaatan nagu Naala pealt, et kuidas ta käitub. Vahest on see, et ta on alguses hullult aktiivne ja siis läheb natuke aega mööda, siis ta rahuneb ja siis me saamegi rahulikult kõndida nii sellises tempos, nagu mina seda tahan. Kui siin nüüd päris elust rääkida, siis ma olen viimastel hommikutel, kas siis tööhommikul või puhkepäeva hommikutel joonud kodus kohvi on ju ja siis telekast on nii-öelda taustaks käinud. Praegult mingi TV3 pealt jookseb mingi päeval, ma ei teagi, kas iga päev, aga ma vaatan nagu tagantjärgi on see Erik Orgu saade Kaalul on rohkem kui elu ja ma vaatan neid inimesi ja ma olen lihtsalt nagu eile reaalselt, ma olin nagu pisarateni liigutatud, kui tubli üks naine oli ja nagu täielik mingi motivatsioonisüst ja ma olen ka nagu istun seal diivanil ja vaatan seda telekat ja ma olen lihtsalt mingi, miks mina ei suuda või nagu mis mul viga on, et ma praegu istun siin ja ei ole kuskil mingi ennast liigutamas. Ja ma natukene nüüd hommikuti nende saadete näol kogu motivatsiooni ja proovin mingis mõttes jälle reele tagasi saada. Issand, Naala vahepeal keerutab, ma pean ka keerutama. Et täiega siuke mõnus vaatamine ja endale sisemiselt mingi pushimine, et sa suudad ka, sa ei ole nii laisk. Ja vahepealsetest tegevustest veel rääkides, sorry, et ma patsi näpin, aga mulle ei meeldi, kui see on siin taga, siis mul nagu poleks juukseid, see peab olema siin. Kas ei ole nii pikk, et see üle siin püsiks? Kuule, seltsimees, tuled ka või? Aga me käisime pühapäeval, täna on kolmapäev, käisime pühapäeval Erkiga Tartus. Mul oli vaja jalanõusid endale osta ja ma sain ja siis ma ostsin veel sellise, kuidas ma teile näitan, sellise vöökotikese, kus ma saan hoida, just ongi, kui ma tulen Naalaga jalutama või no ükskõik, lähen üksi või midagi, et saan hoida oma telefoni, oma korteri võtmeid, kui ma Naalaga olen, siis ma saan hoida tema kakakotte ja maiuseid ja mul ei ole enam seda probleemi, et ma pean panema siuksed püksid, kus on taskud või siuksed pusa, kus on taskud, et miski nagu ei lotanda ja ma ei pea muretsema, et midagi välja kukuks, et siuke lukuga issand, ei oska näidata, siuke lukuga kotika on päris hea, praegu muidugi lukud lahti, aga praegult olen ma sellega juba mitu päeva jalutamas käinud ja täiesti tasub ennast ära. Nii et hea ost, mingi 4 eurot maksis, siin seist ostsin vist. Ja, no ja, igati hea ost. Aga me nüüd jalutame siin päiksepaistel edasi.
ma ei tea, kaua ma suudan selle pusaga olla. Mul on all siin tegelikult üks topp, aga nagu ma ei tunne ennast sellega väga mugavalt, sest et õlad on paljad ja siis nagu tundub, et see ei ole nagu tänase ilma outfit, aga samas see pusaga ei ole, nii et ma ei tea. Püüame lihtsalt vapralt vastu pidada ja higistame siis. Did a full 180, crazy, thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe. Look at where I ended up. I'm not good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. If you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop me. 1,5 tundi hiljem me oleme kodus tagasi. Me jõudsime tegelikult mingi 15-20 minutit tagasi, aga ma panin siin pesu kuivama ja tegin need asjad ära, mis ei takistaks mul enam lihtsalt diivanile istumist. Seega need on nendega tehtud ja Naala väsis meie jalutuskäigust täiega ära. Ta lihtsalt puges oma pessa ja naudib nüüd oma lõunatuidu. Me muideks ostsime ka selle pesa pühapäeval Tartust Kikapoest. Võrus on ka Kikapood, aga see on nii väike ja seal on pesasid, aga selliseid ma ei ole kunagi näinud. Ja kuna Naala on see, kellele meeldib kuskile teki alla ronida, padja alla ronida, siis me ostsime talle sellise urukese, et ta saab seal täiesti oma privaatsoonis olla. Aga jalutuskäik läks meil hästi, mul hakkas ikka nagu megapalav. Nii et ma tulin koju, tegin ruttu kiire pesu ja vahetsin riidid ära ja nüüd on kohe ülihea olla. Ja Naalaga jalutades mul kuidagi need jalutuskäigud venivad üsna pikaks. Meil praegult sai mingi 5 kilti ja 500 meetrit midagi sellist ja me kõndisime mingi tund 16 seda. Ja meil venivad lihtsalt need jalutuskäigud nii pikaks, sest Naala ikka vahepeal tahab kuskile nuuskida, siis ta leiab mingi oksa, millega mängida. Ja siis muidugi, mis on kõige tüütum asi nende jalutuskäikude juures, on inimesed, kes meile tänaval ligi tulevad. Ma ei tahaks öelda, et need nagu inimesed on tüütud, vaid lihtsalt nagu ma kohtan hästi palju inimesi, kes hakkavad kohe oma arvamust avaldama. Näiteks täna oli meil siin maja kõrval üks tädike, kes avaldas oma arvamust, et ühel taksil peaks kindlasti olema kõrval ka teine taks, et üksi ei ole tal mingi hea elu. Ja ma lihtsalt mingi, okei, tore, et sa nii arvad, mina ei arva, et nagu nii naljakas nagu lihtsalt, et ütle tere, ma ei tea, räägi midagi nunnud või midagi, see nagu ei, nagu sinu arvamus ei muuda nagu minu arvamust või ma ei tea, see on nii naljakas. Aga jah, täna nägime ka nii paljud inimest juba trepikohas, nägime ühte vana tädikest, kes oli mega nunnu, tema nagu ütles, et ta lihtsalt nii väga armastab koeri. See oli esimene kohtumine, siis oligi see tädike, kellest ma just rääkisin. Siis oli üks lapsega pere, kes lihtsalt, hästi palju on neid ka, kes lihtsalt mingi üle tänava mingi oi kui nunnu koer või kes jalutavad lastega vastu, et oi kutsukene, nunnukene, nagu seda on nagu mega palju. Ja siis oli veel üks mees, kes ta kõndis meil tegelikult nagu veits selja taga ja siis ta lihtsalt ütles nagu tere ja küsis, et kui vana taks on ja lihtsalt natukene taksi juttu, aga lihtsalt, kui meil teeme neid pikkasid jalutuskäike, siis see on meie tavapärane vestlus nagu inimestega, et alati on vähemalt üks inimene, kes jääb meiega rääkima, aga jah, täna oli neid rohkem. Me nägime veel Erki emmet ka, nii et siis meil nagu venis see jalutuskäik veel pikemaks. Aga väga-väga hea, tore oli kõndida ja kõndimise ajal mul oli üks kõrvaklapp kõrvas ja ma kuulasin Karin Larveni, või õigemaks öelda Karin Poshidajevi nii-öelda podcasti külaskäiku Be First Sportlandi podcastis ja mul jäigi natuke seal veel poolikuks, mingi 40 minutit on veel, aga nagu ma olen nii palju nagu saan samastada, ma lihtsalt mingi terve jalutuskäigu oma mõtetes mingi, et same nagu issand, kui minu mõte, issand, see on nii mina nagu lihtsalt nii palju samastumist, et ma olin lihtsalt täiesti nagu hämmingus, et vau, täiesti nagu lahe. Ja mis mulle nagu kõige enam nagu sellest podcastist nagu kõrva siiani jäi, sest mul on see veel natuke poolik, et nagu see, nagu temalt küsiti seda küsimust, et paari aasta jooksul umbes, et
mingi suuremad ebaõnnestumised või mingid takerdumised või siis ta ütleski, et nagu ta ei oska midagi välja tuua, sest ta on nii positiivne inimene ja ma olin lihtsalt nagu, et ma hakkasin ka nagu mõtlema, et mis nagu, kuidas mina vastaks ja ma olin ka nagu reaalselt, et issand, et ma ei oska mitte midagi välja tuua, sest mul on täpselt samamoodi see nagu, see point nende asjadega, et ma nagu, isegi kui mul läheb midagi halvasti, siis ma nagu ei jää sellele keskenduma, vaid ma lähen nagu edasi, et see, mis nagu minu elus praegu toimub, ei defineeri kuidagi seda, mis kunagi toimus või vastupidi. Et nagu kui midagi läheb halvasti, siis ma ei lase sellel enda elu nagu mõjutada, vaid ma proovin minna edasi ja leida endas selle positiivsuse, et nagu teha asju paremini ja olla nagu iseendaga rohkem rahul või mis iganes, et nagu ma mitte kunagi ei jää mõtlema, et midagi on halvasti ja nagu nüüd ongi halvasti. Et ma ei lase sellel, kui midagi läheb nagu untsu, ma ei lase sellel defineerida oma edasist elu nagu, et ma ei tea, ma olin lihtsalt nagu mingi täielik kuld ja seal oli nii palju nagu mõtteterasid veel, mis ma olin mingi sama ja ma tahtsin teile kõigest sellest rääkida ka veel, aga ma olin oma mõtetes nii sees ja igas teemas, millest nad seal rääkisid nii sees, et nagu mul kõik näited ei tulegi siin praegu kohe meelde, aga nagu kes ei ole veel kuulanud, siis Spotify'st leiate Be First Sportland Eesti lehelt selle Karin Larveni osa, ülihea. Aga meie praegune plaan Naalaga arvatavasti kulgeb sedasi, et me natuke puhkame jalutuskäigust, ma võtsin endale siia veeklaasi ka, et ma saaksin palju vett juua. Ma olen sellel nädalal jälle selles vee joomises natuke olnud parem, sest ma olen ennast sundinud ja kui mul oli töö juures nagu kohati see, et ma jäin mingeid magusaid jooke, siis nüüd on nagu see, et ma proovin ennast sundida vett jooma ja et mul on see veeklaas kogu aeg kõrval, et ma ei tõmbaks nende magusate jookide poole, mis tegelikult ma võin arvata, et nad annavad mulle energiat, aga tegelikult ei muutusest mitte midagi. Nii et proovime seda veejoomisharjumust endale veel rohkem tekitada ja hommikuti ka see, et kuna ma olen nüüd hakanud kuidagi kodus jälle hommikuti kohvi jooma, hästi pikalt nagu ei teinud seda, aga kui on see, et ma ostan endale selle ühe kohvikoore, siis ma ei taha seda halvaks lasta, ehk siis ma joon ikkagist iga hommik. Ja siis on see, et ma joon enne, kui ma hakkan kohvi jooma, joon ka selle klaasikese vett, et nii-öelda olla tasakaalus sellega, mida iganes. Aga ma lõpetan oma käega vehkimise siin ära, natuke Naalaga puhkame, koos natukene peame siin tudulõunapausi, on ju naatsik? On ju nii? Jah. Ja siis vaatame juba edasi, mismoodi see õhtu meil kulgema hakkab. Õhtu on juba kätte jõudnud, kell on 8 ja Erki ütles töölt koju, siis me sõime ja nüüd me lähme vist käime maal nagu muu seal vanaema juures, sest et sugulased teevad seal vist sauna ja Erki teeb sauna ja siis vaatame, mängime äkki mingit lauamängu, ma ei tea. Ottal oli siin mingi oksetõbi mingi päev, oli jah? Oli eile öösel pimedas. Nüüd Otto läheb maale vanaema juurde. Aga Otto ütles mulle, et emme tegi täna mingit huvitavat sööki, nii et Otto, ma kuulan, mis ta tegi süüa? No, tegi mingit makaroni. Mingit makaroni oli hea, jah? No, natuke. Kas emme tegi mingit tervislikku asja või? No, tervislikku, jah. Sõidame maale, jah? Sõidame, jah. Kellega oled siin tagaistmel? Naalaga. Mis see Naala teeb seal? Ja Naala, mis on jamad? Ossin ju, nii. Postkoer. Tere kaunist neljapäeva hommikut kõikidele. Kell on mingi 8:45 ja me just Naalaga ärkasime ja ma pesin hambad ja me tahtsime tegelikult mu õega minna kohe jalutama, et saaks meie tänane tiiruken ära tehtud, aga õues praegu vihma sajab, nüüd ma ei teagi, kas me ootame natukene või mitte, sest et nagu endast on nagu ükskõik, paned vastavad riided selga, aga Naalaga on probleem, ta ei taha väga vihmaga jalutada, pluss mu õelaps ka nagu, et siis on veits halb, nüüd ma ei tea, aga ma otsin endale midagi selga
ja siis ma vaatan, mis info sealt poolt tuleb ja kas me lähme kohe või me ootame. Ma mõtlesin muidu, et ma enne kõndima minekut ei söö. Et ma ei taha kohe praegu, aga kuna me niikuinii ootame natuke, millal see ilm paremaks läheb, siis ma mõtlesin, et ma ikkagi teen endale smuuti, aga mul on see probleem, et mul ei ole banaani, ehk siis ma loodan, et ananass korvab selle natuke. Panen lihtsalt asju, mis mul sügavkülmas on. Ja siis peaks nagu hea smuuti saama või? Ma ei tea. Peab katsetama. Maitseme seda smuutit, kuigi austades mul ei ole sellesse väga usku, sest et kui banaani ei ole, siis smuuti ei ole väga hea, aga vaatan. See on isegi päris hea. Ta ei ole nii magus kui banaaniga on, aga ta on ikkagist värske. Sest ma panin ananassi suht palju. Ananass on muidu siuke asi, mida ma ei saa nagu palju süüa, sest et mul hakkab täiega keel kipitama. Et nagu mega valusaks läheb. Aga ma loodan, et siin smuuti sees see väga ei anna mingit vahet. Aga päris hea maitse on. Ma panin siis siia kokku elu palju asju. Ananassi, kirsse, siis vaarikad, mustikad, segu, külmutatud segu. Ja siis panin ühe nektariini ja siis ma natukene panin Be Active seda pulbrit sealt Be More Superfoodsist. Ja nüüd peaks olema see üks hea täisväärtuslik hommikusöök. Jalutuskäik on täies hoos. Täna oleme varem rajal, kui olime eile. Ja praegult on ilm kahtlane, mingi tähega tibutab, aga ei ole õnneks hullu. Õhk on enam-vähem siuke okei. Et külm ei ole naalal, isegi on oma pusakene seljas. Üle pika aja suvel ei olegi saanud kanda. Nii et kõnnime. Penta. Ja familia Kleinet, naispere 1 ja meespere 1 on ka meiega. Tere taas, kell on saanud juba 12:24 ja me oleme Nalaga jalutamas tagasi jõudnud juba ammu, kuskil tunnike tagasi. Aga ma käisin vahepeal poes ära, kuna mul ei ole lõunasöögiks mitte midagi süüa. Ja siis ma mõtlesin, et ma teen siis endale ise midagi. Ja kui ma Instagramis küsisin, mis videot te soovite, siis te tahtsite kõik mingid toidupoe hauli ja mingid kokkamise värki või midagi sellist, siis ma mõtlesin, et ma näitan teile, mis ma poest ostsin. See ei ole küll mingi nädala ostukorv, siis selline asi meil praegu siin jätkuvalt ei toimu. Aga see on midagi natukene, mis ma lihtsalt praegu ostsin. Käisin Maximas, sponsoreid by Maxima. Aga võiks on ju nii. Aga ma käisin korraks seal Jaagumees ka, sest Maximas ei olnud neid tortillasid. Nii et ma ostsin Võrumaa toidukeskusest neid tortillasid, need on täistera tortillad. Joh, ei tea, mul on keel nii sõlmes. Siis ma ostsin ühe tüki kanafileed, miks nii vähe, siis lihtsalt praeguse minu lõunasöögi koguse jaoks, et ma ei ostnud ette, kuna ma olen homme tööl jälle ja siis on see, et meil ei ole mõtet nagu siia seisma jätta asju. Siis ma ostsin hakkliha. Sellest ma teen Nalale nii-öelda putru, ma teengi talle kaerahelbeid ja hakkliha ja see on üks ta lemmik toitudest ja see on hästi siuke toitev ja talle täiega meeldib. Nii et ma arvatavasti teen talle seda, kui ta nüüd oma konserv otsa saab. Siis ma ostsin ühe barbecue kastme, ei ole üldse tervislik, aga no tšut paneme. Tahtsin osta frillise salatit, aga seda ei olnud, nii ma ostsin mingid lihtsalt salati miksi, see sobib ka mulle. Lisaks veel ostsime 200 proteiinipatooni, see on üks mu lemmikutest nagu maitse poolest. Nii et kui mul vahest tuleb isu, siis mul on hea, kui mul on kuskil kotis kaasas või midagi, kui kõht peaks tühjaks minema. Siis ostsin ühe superataki, sest et mul on seda vaja. Siis Sõtter Maximasse toalõhnast mingi 2 euri vist. Nagu
ja mu õde influence'is mind konkreetselt, sellepärast, et see on nii hea lõhnaga. Me käisime õemehe sünnipäeval paar nädalat tagasi, mis iganes, 1,5 nädalat tagasi. Ja tal oli see oli nii hea lõhnaga ja siis ma ühe korra käisin Maximas, ma ei leidnud seda, aga täna ma leidsin. Ja ma ostsin kohe 2 tükki, et ma veel mõtlen, kus ma panen ja siis mul jääb nagu üks varuks. Nii, siis ma ostsin Maximalt mustikaid, sest see karbitäis oli mingi 2 euri jällegi. Hea mingi snäkk, kui tahad snäkkida. Ostsin tomatit. Siis ma ostsin külmutatud kirsse ja külmutatud maasikaid. Ma ei tea, mul on nagu veits error, sest enda arvates ma panin nagu suve alguspoole, panin maasikaid sügavkülma, sest ma ju tellisin maasikaid suure kasti ja ma lõikasin nagu sügavkülma ka, aga nagu neid ei ole enam. Ma ei saa aru, kas ma olen nagu tõesti kõik ära kasutanud või nagu milles asi on, sest et maasikaid mul ei ole rohkem sügavkülmas. I don't know. Siis ma ostsin banaani, need ongi siis need marjad siis smuuti tegemise jaoks ja smuuti jaoks on ka veel see. Muidu ma kasutasin seda Alpro kookospiima, no täna hommikul kasutasin üldse vett, sest mul ei olnud kookospiima, aga nagu veega mulle maitseb ka tegelikult täiega. Aga mis ma kasutasin kookospiima ja nüüd ma ostsin selle Alpro šokolaadipiima, nii ma mõtlesin, et äkki banaan, kirsid ja see šokolaadipiim tundub nagu eriti hea variant, ma ei tea, pean homme hommikul seda proovima. Ja siis ostsin kanafilee sinki ja Saare Laikt juustu. Nii et selline mu ostukur praegult oli. Ma teen endale praegu lõunasöögiks mingid tortilla moodi asju. Ma ei tea, ma arvan, et olete kõik seda videot kunagi TikTokis näinud. Ja see oli kevadel mingi aeg mu täielik lemmik. Nii et ma mõtlesin, et see on nagu hea lõunasöök, nii et teen endale praegult seda ja praengi selle jaoks kanafilee endale ära ja kui ma seda kokku hakkan panema, siis ma arvatavasti näitan teile ja juba etteruttavalt võin ära öelda, et mul on pärast teile veel üks väikene haulikene näidata, aga enne teeme lõunasööki, sest kõht on juba päris tühi. Nii, nagu sa näed, siis ma olen oma asjad siia 4 osasse ära ladunud. Ideaalis ma paneksin siia ka seda sibulat, aga mul hetkel ei ole, nii et jääb niimoodi. Ja siis ma lihtsalt voldin ta kokku. Ja natuke tuleb salatit välja, aga that's life. Ja siis ma asetan ta pannile. Natukene pruunistub siin ja vaatame, mis hea asi sellest saab. Nii, mõlemalt poolt lasin tal pannil olla mingi minutikese võib-olla. Ja nüüd ta on siuke ja see maitseb imeliselt, nii et head isu! Kõht on ilusti täis söödud, üli njämma oli see söök. Aga mis ma ennem ütlesin, siis mul oli üks pakike veel. Ma tellisin endale Vibost paar toodet ja taaskord olen influentsitud, seekord töökaaslase poolt, kes ka tellis ja mul tekkis ka kohe soov, et mul on vaja, nii et ma avan seda plokki koos teiega. See ei ole sponsoreeritud, ma ise ostsin, ise maksin. Miks ma üldse tellisin on see, et ma tahtsin seda lauvärvi paletti, mis mu töökaaslane tellis. Ja see on siis Vibo Cherry Nude Eyeshadow Palette. Selline. Ja mul on Vibost olemas mõned jumestuskreemid, mis on väga head ja mulle väga sobilikud. Nii et ei ütleks, et üldse midagi halba oleks, nii et seepärast ma ka julgesin tellida. Ja see palett, miks ma selle tellisin, üks põhjus on need eriti glittertoonid siin. Nii et veits elevil, et seda juba katsetada. Aga siuksed lihtsad, pruunikad, roosakad, sädelevad toonid, nii et ma olen päriselt elevil. See sädelus juba jäi siia siuke mõnna. Nii, see palett. Siis on selline liner pliiats, mis oli ka Vibo lehel mingi buduaari lemmik ja ma ei tea, mingi lemmik seal veel. Ja see pidi olema hea. See on siis $1 Million Black Eyeliner. Selline. Ma ei ole väga suur nagu lineri tegija. Ma olen nagu teinud. Aga ma ei tea, kui nagu hea see kellegi teise jaoks on. Mul ise olen suht rahule jäänud. Aga no, ma ei tea. Aga selline hea otsaga
nii et kui ma ükskord selle ära katsetan, siis ma annan teile teada, kuidas see on. Aga tundub päris hea ja nagu sihuke tugeva pigmendiga ja teeb nagu hästi ilusti, et ei pea väga tugevalt vajutama. Nii, väga hea. Ja siis viimane asi, mis ma sealt tellisin, on üks selline väike puuder. Ma kusjuures tegelikult ei arvanud, et see nii väike on, aga ega ma väga ei keskendunud ka. Mingi HD Banana Powder on selle nimi ja sihuke väike. Päris hea isegi, võib-olla nats hele, aga niimoodi on raske aru saada, peab seda katsetama. Aga sihuke väike. Ühesõnaga, sellised asjad ma endale sealt ostsin. Eks näis, kui ma nüüd ükskord kasutama hakkan, mis mulle sobib ja mis ei meeldi ja kuidas mingi asjaga läheb. Nii et nüüd mul on kodus veel natukene aega ja siis ma lähen kella 3 kündesse, sest mu küüned on juba veits katastroofilises seisus. Need 2 panitsid plehkat. See käsi on veel ilus, aga väljakasv on nunnu, nii et täna saab õnneks küüned ka korda. Nii, küüntes sai nüüd käidud, kell on mingi 5 õhtul ja küüned said sellised. Ma pärast koju jõuan, siis näitan lähemalt. Aga ma lippan nüüd koju, tahaks täiega midagi süüa. Ja siis me vaatame, kas me oleme täna õhtu kodus või me läheme kuskile maale. Ma tegin täna hommikul, kui me jalutamas käisime, väikse Instastory ja ma nagu seal oli naalad ka näha ja naalal oli seljas oma pusa ja ma sain elu palju kirju, et nii nunnu, kus see pärit on. Nii et ma ennetan siin juba ka seda küsimust ja see on siuke lõvikuninga kampsun või ongi nagu siuke pusa, nagu öelda koera pusa ja see on AliExpressist kunagi juba kevadel mul vist tellitud, aga see sai tänase jalutuskäiguga nii mustaks, nii et see kuivas siin ja nüüd ma panen ta pessu, aga nüüd on aeg meil talle uus kampsun selga panna ja lähme Erki vanemate juures käime, sõime kõhu täis ja nüüd on hea minna. Naala, tule lähme Rolfiga mängima, tule paneme selga selle. Tubli, just ringutad. Pane, hops. Kui tubli sa oled. Nii jäädki või? Kuule, tule. Mine käpakega. Hopsti. Aga mina tõmbangi selle video otsad kokku. Suutsin jälle teha 2-päevasest videomaterjalist ligi poole tunnis